Vaatamata märtsi valimiste eelsele lubadusele tõsta õpetajate palka, ei tundu see nüüd, kus võim saavutatud on, olevat valitsuse prioriteet. Nii päris täna vastne keskerakondlasest riigikogulane ja aastaid kooli juhtinud Märt Sults haridus- ja teadusministrilt aru, mida koalitsioon plaanib õpetajate sissetulekute suurendamise osas ära teha. Ta ei pea mitte midagi tegema, selle pärast tiksuda on ju väga-väga hea ja demagoogiat ajada on hommikust õhtuni väga-väga hea. Tulgu kooli, vaadaku, mis koolis päriselt toimub. Lugeda paberi pealt, et palk on tõusnud 20%, ma ütlen ikka selle vastu, korruta nulli, palju ka tahad, on ikka null. Ja kui inimesed ei tee panuseid selle peale, et midagi korrastada, siis on juba midagi väga valesti. Kui järeltulevat põlvkonda kasvatama ei hakata, siis ei olegi tulevikku. Haridus- ja teadusministri vastused arupärimisele olid umbmäärased ning Ligi väitis, et ta ei ole ühtegi konkreetset lubadust seoses õpetajate palgatõusuga andnud. Senise kava kohaselt on plaan tõsta aastaks 2019 õpetajate keskmine palk tasemeni, mis oleks 20% kõrgem Eesti keskmisest palgast. Minister väidab, et selles suunas ongi viimased aastad liigutud. Samas ütlevad haridustöötajad, et senine palgatõus on olnud pigem tasude ringi tõstmine. Kõik need samad tööülesanded, mis enne ta sai lisatasuna tasustatud, on nüüd kirjutatud ühe ametikoha sisse ja seda nimetatakse palgatõusuks. Tähendab, alampalgamäär on muutunud, jah, aga see alampalgamäär sisaldab väga suurel hulgal lisatööd. Nii et seda juttu, et kuskil palk tõuseb, ei ole võimalik rääkida, kui sul rahamass, üldmass väheneb. Kust otsast see palgatõus tuleb? Ainult selle arvelt, et mängitakse demagoogilisi mänge, et tõstetakse alampalgamäära numbriliselt paberi pealt, aga reaalselt tähendab seda, et sinu palk kukub.